Mind šokeeris tõepoolest tänase Postimehe reklaam Andrus Ansipilt vali protestiks valega sündinud valitsuse vastu. Olen pidanud lugu Andrus Ansipist kui väga heast Euroopa Komisjoni liikmest, töökast ja samuti heast peaministrist. Ja on tõeline ohumärk see, et Eesti liberaalid püüavad järgida oma Ameerika kolleegide joont. Nimelt, kui Trump valiti, siis püüti ka need valimised kuulutada ebaseaduslikuks. See, et meil olevat valega sündinud valitsus, on ju tegelikult põhiseadusliku korra õõnestamine, meie valimiste kahtluse alla seadmine. Ja teiseks korratakse sedasama taktikat, mida liberaalid ja sotsialistid ja kolleegid Euroopa Parlamendis on ikka harrastanud. Kui kodumaal läheb halvasti, siis kitutakse Euroopa Parlamendile, vaat mis meiega tehakse, kui valesti kõik seal on. Meie asi praegu on koondud ühte. Muidu me õõnestame oma väikest Eestit. Meil olid valimised, need olid seaduslikud valimised. Kõikidel valijatel oli võrdne õigus ja ka võrdne statuut ja järelikult on mõtet neid valimisi tunnistada ja pidada Eestit täiesti normaalseks riigiks. Nagu Mihkel Mutt ütleb ka tänases Postimehes, meil näiks olevat puudu ohutu heroismi võimalustest ja selle tõttu on mõtet EKRE-t 10-kordselt demoniseerida, et võitlus tema vastu paistaks tõeliselt jõuline ja vapper.